Mis see kell on? Kurat, ei saa rahu nendest kukkidest. Millest mina tahtsin rääkida, vaata ma ütlesin, et ma olen failed stand-up comedian, ma mõtlesin, et esiteks ma olen juba sellest mitu korda rääkinud oma podcastis, et kuidas experience läks, kuidas ma 8 minutit järjest sittasin laval, aga ma ei ole rääkinud, mis materjal see oli ja kuna see oli nii kohutavalt hea materjal, et mitte keegi ei naernud selle peale, siis ma mõtlesin, ma tulen lihtsalt paugutan sulle selle sama materjali, sest best I've got, vaata. Okei, davai. Mul oli hea opener ka, ma iga kord, kui ma nüüd mitu korda käisin laval, siis ma alustasin alati samamoodi, et tervist, nagu näha, mul on poolkinnine silm, mul vasakpoolne silm on siuke natukene, ütleme, uimas, vaata, natuke tudub, vaata. Ja sul on õpiraskused. Ja, see saan eksamitel abimaterjale kasutada lihtsalt. Okei, see oleks parem algus, kui mu actual algus. Mitte, okei. Ei, jah, nii. Okei, jätka. Õpiraskused värki, eks ju. Aga ma olen optimist selle kohta. Mitte, et silm on pool kinni, vaid et silm on pool lahti. On bänger. Seda sa ütlesid. Ma ütlesin seda laval. Mitu korda. See on paikust ära, okei. Ei, see oli hea, see juba alustas tugevalt. Ja siis viimane pommimine oli, siis ma lisasin veel sinna sellele story'le juurde, et tegelikult alguses, see on tõsi ka, et alguses ma tegelikult ei teadnudki, et mul poolkinne silm on. Ma elasin kõik väga rahulikult, elu oli ilus, vaata. Ja siis ma nägin Facebookis õe profiili pilti. Ja siis ma vaatasin, tal on silm pool kinni, siis ma olen nagu türa hea pede, vaata. Siis mõtlesin, ma kirjutan talle mingisuguse kommenti sinna alla, et kuradi vaata enda silma, kole litsta. Ja siis enne seda ma hakkasin mõtlema, ma olin nagu, oota, aga vittu. Türa, ma olen ju suguluses temaga, et kas see on võimalus, et nagu mul on sama asi, ma läksin peegli ette, vaatasin, täiesti vutsis. Nagu see, ma ei tea, kas sa tead, see Hollywoodis see kuradi näitleja, see Forrest Whitaker, vaata, ta vend, kellel on full lihtsalt üks silm täiesti kinni. Aga jah, ma sain sellest teada, ma olin väga traumatiseeritud ja enam ma puuetega inimestele nalja teinud, kui ma teada sain, et ma olen üks nendest. Okei. See mingi pool nägu on krampis ära vajunud. Oi, türa, oi. Miks keegi varem mulle öelnud? Dave Chappelle'il on räigelt hea nalja selle kohta, et ta rääks Harvey Weinsteini kohta. No, Harvey't tead ikka, eks ole, sõber. Ja nüüd loomulikult ma olen joke thief ja varastan ütlen tema ütlus ära, aga põhimõtteliselt Harvey, kui sa vaatad ta pilti, siis sa saad kohe nagu otsa vaadates aru, et he rapes. Et nagu kohe saad aru. Ma just vaatasin, googledasin igaks juhuks, oli mingi, vanglapillid isegi, wow. Tema veel tõi selle poidi välja, et tegelikult kui sa oled ilus, siis kõik ütlevad sulle, et oi, sa oled nii ilus, aga kui sa oled kole, you gotta figure that shit out on yourself, vaata. Et tema tõi näitena selle, et kui sa klubis oled, eks ju, ootad seal lainis, vaata sisse saamist. Ja ei saa sisse, siis mõtled, türa, aga all the right shit on. Ma olen kõik, fresh as fuck riided. Ma olen kuradi võimalikult ilusaks ennast teinud, aga milles asi on? Kuradi vilkur potased on jalas ja putsina, milles küss? Ja siis lõpuks vaatad peeglis, sa oled nagu vittu, ma olen siis ühte silma ei ole peas. Pool nägu on ära vajunud. Mida ma ei saa aru. Insuldi sain selle ootamise ajal. Miks ma sisse ei saa putsi? Mingi lonkab. Kaamera suumib kauge, vend on ratastoolis. Tere, see oleks päris hea skitt tegelikult. Okei, see on super. Mis veel? Ma läksin edasi oma podcastist rääkisin. Mõtlesin, et väga hästi läheb podcastiga. Praegu olen kaotanud kokku 20 Instagrami followeri oma tegevusega, mis on ka tõeline fakt, ma tahan öelda. Tõin siukse perekondliku loo, mis mul isa tõi, rääkis mulle noorena, siis ma mõtlesin, et väga hea lugu oli, mõnul läks hinge, järelikult ka stand-upiks on see hea lugu, aga kahjuks inimesed ei arva nii, aga minu arvates on ikkagi see bänger lugu ja proovime korra uuesti siis.
Nonii. Isal oli tegelikult oma baar vanasti, aga siis tuli masuaeg ja baaris väga palju inimesi ei käinud, vot. Ja tal oli seal bartender, kes siin jooke servis, eks ju. Nii, tema siis üks päev, kui isa tuli kõrtsu, vaatas, kuidas läheb, nägi, et mingisugune joodik kuseb nurgas põhimõtteliselt, et that's about it, vaata, et ega kedagi ei ole. Ja siis küsis selle bartenderi käest, et noh, kuidas läheb, et kuidas sul läinud on, kuidas siin ajad on praegu, ja siis ütles, et noh, vaata ringi. Järel on jäänud vaid tõelised fännid. Ja siis ma olin nagu, et türa, see on sitaks hea lugu, vaata, et ma tahan nagu ise ka, et mul oleks endal ka vaata siuke lõpuks tõelised fännid ainult järel, et sellepärast ma tahangi neid kaotada. Ma õpin majandust, ma tean ka vaata, et you gotta spend money to make money, sa pead spend followers to make followers, vaata. Jap. Vot. Ja siis ma juba, noh, see oli ma opener, eks ju, see silmavärk ja ma mäletan, kui ma ütlesin seda, et mõtlesin, et kirjutan õele kommentaariks, et mingi kuradi kole lits, eks ju, ja siis kuuled audible groans. Lihtsalt kuuled, kuidas keegi nagu audiences, siis nagu this is probably not a great start. Oh no, man. Nii. Okay. Et siis peale sellist vapustavat algust liikusin oma õige loo juurde. Kuidas ma vaatasin filmi pedofiilide kohta, okei. Läheb aina hullemaks. Ja ei, see oli Rollercoaster Downhill oli selle asja nimi. Tegelikult, noh, ma ei ütlenud alguses, ma mõtlesin, ma olen vaata siuke väga snai, vaata siuke väga, noh, sul on oma spinni lihtsalt asjale, eks ju, et sa ei tee alguses kohe ei ütle, vaata, et sa vaatasid pedofiilide kohta filmi, sa ütled, et vaatasin filmi catfish imise kohta ja väga kurb, et tegelikult nagu, noh, sa näed, kuidas nende noorte meeste lootused täiesti purunevad, et nad kohvikus ootavad oma siis online'is kohtunud naist, eks ju, ja tuleb välja, et ta ei olegi 12, et tegelikult on 20, vaata. Siis ma mõtlesin, et see on räigel, noh, jällegi, see on nagu story opener. Alustaks üldse sellega võib-olla, et miks ma otsustasin pedofiilide filmi kohta stand-up'i teha, eks ju. Kui ma vaatasin seda, noh, see on loomulikult hirmus, eks ju, ja värk, aga samas, seal oli päris palju huumorit ka. Ja siis ma mõtlesin, et no, you know, esiteks, kui inimesed vaatavad, see on siuke teabetöö, aga samas, noh, see on siuke controversial topic, vaata, et siis see on nagu 2 ühes. Okay. Ma läksin edasi, ma mäletan, et ma ütlesin vist, et ma ei ole elu sees nii palju dickpicke näinud, seal oli nagu montaaž nendest. Seal oli dickpick montaaž, siis dubstep käis taga. Siis lihtsalt käib vom ja iga biidiga tuleb lihtsalt järjest munnipildid ja täpselt. Ja tuli järjest neid munnipilte, siis ma olin nagu Jesus Christ, et noh, siin on ikka poisid on tööd teinud ja see oli nagu, noh, eksperimentil niimoodi, et sul oli 3 nagu siis täisealist naist, kes pretendisid, et nad on nagu nooremad või noh, või mingi 12 või midagi sellist. Ja nad said vist mingi 15 000 dickpicki oma online presence'iga, vot. Kus kohas? See oli mingi Tšehhi film ja noh, loomulikult, kes muidu ikka pedofiilia filmi, nagu tundub, et Tšehhi on siuke õige kodumaa, vaata. Aga jaa, film oli siis nende mingisugust sotsiaalmeedias, kus pidavad palju sellist värki toimuma, vot. Mina sain niimoodi aru. Neil oli mingi oma mingi 3. platvorm siis või? Ja nad olid Facebookis ka ja nad, noh, põhimõtteliselt nagu võimalikult palju sotsiaalmeedia kontosi tegid, et siis saad nagu võimalikult palju exposure'it. Aga mingisugune üks chatting platvorm oli siuke main asi, mis nad kasutasid. Okei, jätka. Oot, okei. I guess mul üks nali jäi vahelt ära, mis ma võib-olla peaks seda ka veel mainima. Ma tegin ka väikse sellise biti, et mul oli siis üks horrendous vunts, kui ma laval käisin. Ma mõtlesin, see on siuke, lisab personality't juurde ja et no miks ka mitte, vaata, et teeme pulli, eks siis mul oli väga horrendous vunts ja siis ma mõtlesin, ma alguses nagu seletan ka seda, et miks mul see horrendous vunts on. Ja siis ma ütlesin, et tegelikult see oleks päris hea, kui ma oleks ütlenud, et ma vaatasin pedofiilide filmi ja ma olin inspired, aga nii tark ma ei olnud.
nii tark ma ei olnud, mul sellist content'i kahjuks ei tulnud, mul oli pigem see, ma ütlesin, et vaata No Shave November oli ja siis ma mõtlesin, et pohku ju, et laseb, let it loose, vaata, laseb kauemaks, eks ju, ja siis ma reksin vanaemale ka, vaata. Ma olen, et mul on siuke No Shave November kampaania ja ma värvisin pead ka hiljuti, värvisin endal, hallimaks pead, tahtsin vähemalt. Nii, ja vanaema küsis, ma mäletan mu käest, ütles, et oota, aga sul oli ju tüdruksõber ka või ei olnud või et nagu natukene implying, et midagi on natuke väga valesti. Ma ütlesin, loomulikult, kui sa küsid, vaata, et see kõik on Timmu, eks ju. Siis nägime real life, nägin vanaema, eks ju, läksin maale, tulen uksest sisse ja siis vanaema nagu, tule sisse, istu maha ja võtab vastu mind ilusti, siis kõigepealt vaatab ühelt poolt mind, vaatab teiselt poolt mind, siis on nagu, kuule, ei olegi nii gei, kui ma arvasin. Edasi tõin välja veel viimase asjana, mul tundub juba maru pikk, eks ju, ma tegingi 8 minutit, tegelikult sul antakse 5 minutit, aga ma läksin 3 minutit üle, et süüa kuradi 3 minutit rohkem ekstra munni, vaata. Sest nii hästi läks, ma olin nagu, ma olen tuhilas. Keep this going, no. I'm on fire, baby, I'm on fire. Lõpus ma rääkisin, mul oli ka lemmikpedofiil, tema nimi oli Martin. Ja Martin siis, mis tema diela oli see, et vaata eksperimendis osales 3 noort naist. Ja tema suutis igaühele kontakteeruda, munnipilte saata ja mingi välja kutsuda ja nuude välja pressida. No stand-up guy, vaata. Ja nagu ta oli selles suhtes tark pedofiil, et ta ei nõustunud tulema ühelegi kohtumisele. Vot. Okay. Ja see oli nagu selles suhtes tark move tema poolt. Aga ta nõustus, või mitte nõustus, aga ta ütles oma aadressi nende tüdrukutele. Ja siis kaamera crew tuli sinna kohale. Ja siis tuli sinna kohale ja vaatas, et kuradi, mis värk on, et esiteks ta tuli välja, et ta tegeleb noortelaagritega. Ta on noortelaagrite korraldaja, see oli aus. Põhimõtteliselt läksid küsima ta käest, et mis sul viga on, vaata, et sa ju tegeled noortega ja sa kirjutad selliseid asju noortele tüdrukutele. Siis ma ei teadnud, et nad noored tüdrukud on, sest on nagu, et aga sul igal pool on neil kirjas, et kui vanad nad on ja et nad on alaealised, aga sa ikka kirjutad. Siis ütles, et ei, ega nemad mulle ei maininud seda, mina ei teadnud, vaata. Ja üldse, ega ma ei tea, kellest ta räägitegi väga hästi, et ma ei ole väga kindel sellest. Ja siis nad näitavad talle, et näe, siin sa saatsid 13-aastasele tüdrukule loomapornot. Mis sul öelda on selle kohta? Siis, kogemata valel inimesele saati. Mis on vitta? Mulle meeldib see excuse reegelt, vaata. Kogemata. Et tere, ma tahtsin vanaemale saata, aga siis kogemata läks sellele 12-aastasele, et see on nüüd minu paha, vaata. Upsiga. Ja vist minu arvates teda ei karistatud, nii et kui Martinit näed, give him a wave. Ma tean veel ühte Eestis laagri kasvatajad, kelle nimi on Martin, et see on väga hea. Ja. Küsin, kas ta on kunagi Tšehhis käinud. Aga jah, niimoodi lõppes mu stand-up set. Mikal Meemaa tuli lavale, ütles, et noorus on hukas ja sai suurema naeru kui terve mu set, mida ma olen juba ütlen mitu korda, aga still fun fact.